tere jälle ja täna on meil selline huvitav naisterahvas Regina. Tere. Tere. Ja Reginaga hakkame rääkima hingamisest. Ja ma Reginat ei tunne, nii et me hakkame uurima, kes ta selline on ja võib-olla räägime veel millestki huvitavast. Mis kõik võib tulla. Eks ju, nii. Et siis räägi endast, kes sa oled siis selline, kõigepealt üldse, kuidas sa siia Soome sattusid? No väga põnev. Soome, no nagu ikka noored. Ma siia teel, kusjuures mõtlesin, et kuidas ma nüüd, minul esimene kord podcastis ja mida ma nüüd siin kõike siis avaldan ja räägin, on ju. Esimest korda, kui ma nüüd lähen täiesti algusesse, siis ma olin 16 tegelikult, kui ma Soome tulin. Ma mäletan, Schengen just algas ja me mõtlesime oma tolleaegse parima sõbraga, et läheks eelviimase laevaga Soome, sest just Schengen tuli, on ju. Ja läksime eelviimase laevaga, tulime Soome, õhtu pime oli, talv oli, ma mäletan. Ja meil ei olnud tegelikult, meil oli niisugune tund aega vist aega. Me käisime, sõitsime siin Helsingis lihtsalt mingisuguse tiirubussiga ja siis vaatasime, et nii. Nüüd on niimoodi, et meil on pool tundi laevani, me ei tea, kus pool sadam on, me ei tea, kuidas sinna saada. Aga lõpuks me ühesõnaga jõudsime selle viimase laeva peale. Jõudsime Eestisse tagasi. See oli minu esimene kogemus siis Soomes, on ju. Ehk siis alaealisena. Aga sealt edasi... Ma mõtlen seda, millal see Schengen hakkas. Mul on peas see kui vanas. Jah. 34 olen. Aga ühesõnaga... 15 aastat tagasi viskab. Jah. No ikka... Rohkem. Jah. Aga igal juhul, ja minu teine kord, kui ma Soome tulin täiesti nagu siis elama, oli mu sõbranna palvel või nii-öelda tema siis kutsus mind, et kuuled, et mul on üks töö ots seal Soomes on ju, tead, et äkki sa tahad minuga kaasa tulla. Ta ei olnud isegi tollel ajal mul selline nagu hea sõbranna või midagi säärast. Võib-olla äkki me olime 1-2 korda näinud üldse. Ja siis ma mõtlesin, et no Soome, et kuidas siis nagu, et mida tegema või mis... Ja siis ta ütles, et tead, et mul on seal mingi koristumisots on ju, et tule minuga, et meil on seal elamised kõik olemas, et tahad tule. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, okei, et ma pean mõtlema. Ja siis me saime kokku temaga veel paar korda, vaatasime, et kas meil nagu suhtlus või selline klapib, sest me ei olnud nagu väga head sõbrannad. Ja siis mõtlesin, tead, mis seal ikka? Noored ka on ju, mis ma olin tollel ajal, ma arvan, äkki mingi 18-19. Ja siis ma tulin. Ja siis ma arvan, et ma olin äkki mingisugune aasta. Jah, sellel ajal olin siis aasta, on ju. Ja siis läksin Eesti tagasi. Ikkagi tuli kodu igatsus, on ju. Aga jah, see oli selline nagu esimene kord, ma mäletan elada sõbrannaga koos, Espoos elasime, ma mäletan. Üürisime siis tuba 2 peale, on ju. Ja eks ta oli siuke noorepõlve hullud ajad. Päris julge. Jah, see reisimise pool või temaatika mul algaski. Ma arvan, et see oligi selle Soome esimese korraga siis nii-öelda on ju. Ja sealt kuidagi see pisik sai sisse, siis edasi juba Taisse igale poole mujale, et kuidagi see reisimine on... Ma tahaks öelda, et see on iseenesest juhtumuga, et inimesed on kutsunud ja siis ma olen nagu, no jah, okei. Et mis seal ikka. Et kuidagi niimoodi ta on läinud, jah. Aga praegu sa siis eladki Soomes või? Jah. Et kui sul on küsimusi, vaata eelmine kord mina ainult küsisin. Küsi. Et siis tõsta käsi. Mul on üks küsimus. Aga räägi sellest, vaata sa oled nüüd meil hingamisjuhendaja, eks ju, hingamistöö juhendaja, terapeut. Ma ei tea, kas terapeuti on õige kasutada. Nad väidavad, et see terapeut on kuidagi liiga justkui nagu reguleeritud või ütleme nagu, et sul peab olema selleks ikkagi mingisugune kõrgem litsents. No kui sa nüüd guugeldad sõna terapeut, siis päriselt terapeut on lubatud, ei ole lubatud öelda psühhoterapeut. Sest meil on massaažiterapeudid, eks ju, ja meil on energiaterapeudid, eks ju, meil on kõik sellised terapeudid. Terapeut iseenesest ei eelda mingit kõrgharidust selles mõttes.
ilmselgelt võiks seal mingi koolitus taga olla, eks ju, et me ju keegi ei ole ju lihtsalt hakanud, et eile tuli mõte, hakkan hingamisterapeudiks ja nüüd praktiseerin. Et see nii ei käi, niikuinii, eks ju. Et see terapeut justkui on selline hall ala. No vaatame, mis nad sellega ette võtavad, eks ju. Aga ega mulle endale ka ei meeldi enda kohta kasutada seda. Et ma olen nüüd proovin erinevaid asju juhendaja ja noh, vaata see terapeut nagu päriselt ei klikka minus ära. Aga miks? Ma ei tea, miks. Aga sul on väga pikk staaž ju. No selles mõttes on küll jah, ja ma olen õppinud mega palju igasuguseid asju, eks ju. Väga lai on ju. Ma ei tea, mingi vastuolu minul sellega on, aga ma nagu ei pea ennast niivõrd palju terapeudiks, kui võib-olla lihtsalt selliseks nagu nüüd ma leidsin uue selle enesearengu nõustaja, eks ju. Ma ei ole, see ka ei ole päris mina veel. Ma otsin veel seda päris. Ma ei tea, sina oskad öelda. Et mingis mõttes minust see on päris selgitab võib-olla isegi rohkem. Parem, eks ju. Ja, kui lihtsalt terapeut. Sest ma mäletan, kui ma läksin õppima, siis ka, et ma läksin teraapiat õppima, mis sa nüüd tegema hakkad, et kas sa hakkad mingeid lihaseid mudima või õlgade massaaži tegema, siis ma pidid nagu selgitama, et mis terapeut siis kui terapeut. Aga nüüd nii nagu see, kuidas see oli? Enesearengu nõustaja. Jah, et see nagu minust kuidagi paremini. Ja mulle endale nagu meeldib ka see. Teejuht. See ei ka mitte. Väga vaimne maailm. See on nagu selle konstellatsiooniga, vaata, see ka nagu justkui nagu ei ole just päris see sõna, et ma otsin seda uut sõna, eks ju. Konstellöör. Nüüd see süsteemne vaade sobib mulle rohkem, sellepärast, et ta tegeleb süsteemiga. Ja konstellatsioon jääb kuidagi inimestele hästi kaugeks või nad ei saa aru täpselt, et millega tegu on. Noh, tema pakkus välja, et talle seostab see näiteks koosolekuga, eks ju. Aga samas, miks see võiks olla? Ma just mõtlengi, et see on ju perekoosolek nii-öelda, kus me hakkame süsteeme vaatama. No jaa. Jaa, aga sealt võib, me oleme mõeld, et miks inimesed ei julge tulla, et võib-olla lihtsalt see sama sõna konstellatsioon tekitab nii palju segadust, et nad ei tea, mis neid ees ootab. Ja kõik uus on ju hirmutav, on ju. Ja noh, kõik, mis on selline nagu tundmatu ja natukene võib-olla ka tundub ohtlik. Tulevad mingid inimesed kokku ja siis hakkavad tegema mingisugust mambo-jambot ja siis pärast ei tea enam, kellena sa koju tagasi lähed. Ja just. Sama on ju ka hingamisega. Ja, just. Aga sealt edasi, et mis oli see põhjus, miks sina hakkasid õppima hingamist üldse, hingamistööd? Jälle lähen siis tagasi aastasse. Mis ma ütlesin, millal ma hakkasin teraapiat tegema 2020 ja mul oli tegelikult see taust on enam-vähem selline, et kui ma läksin Austraaliasse esimest korda, tegelikult enne Austraaliat hakkas vaikselt see enesareng juba pihta, aga ütleme Austraalias siis 2016 aastal, kui ma läksin Austraaliasse, siis hakkas selline väga, nagu ma ütlen, rets enesareng pihta ja väga palju üksindust. Tollel ajal olid ka tegelikult õiged inimesed ümber, ma võiks öelda, kes nagu avardasid seda maailmapilti, ma hakkasin rohkem raamatuid lugema tohutult ja ma ütlen, et agressiivselt ma hakkasin kuulama podcast'e, just seda Hallo Kosmost on ju ja kõik see üksi olemine ja need taipamised ja kõik, muidugi väga raske oli on ju. Aga ühesõnaga see siis kiirelt edasi selline 6 aastat ma olin juba tegelenud enesearenguga iseseisvalt ja ma olin millegi pärast ikkagi sellel arvamusel, et mis terapeudid. Et mida see, kuidagi ikkagi, ma ei tea, kas see nüüd eestlastele kohane arvamus, aga just see, et mina tean ju enda probleeme kõige paremini. Et mida see terapeut minu jaoks enam-vähem teha saab, et mina ju tean enda lugusid kõige paremini ja kuidagi ikkagi see ise hakkama saamine oli väga tugevalt nagu sees. Ja siis ma ei mäleta, mis klikk mul siis ära käis, kus ma mõtlesin, et aga mida ma nagu, et miks ma ei ole käinud siiamaani üheski grupi kuidas nüüd siis nimetada, grupitöös või kuskil nagu grupi koos viibimises, olgu ta siis helikausid või ongi kas või hingamine või mul ei olnud isegi tegelikult nagu halli aimu sellest, et mis üldse siin olemas on, et mis nagu praktikaid ja kõike seda.
ja ma mäletan vist, ma hakkasingi äkki guugeldama ja ma nagu ei leidnud midagi, mis mind otseselt kõnetaks ja kuhu ma nii-öelda julgeks minna, sest ikkagi mõnes mõttes kaitsed olid peal, on ju, et noh, et seal mida siin arvatakse ja on ju. No ikkagi see sama asi. Just, et ja hästi tugevad kaitsed, kuigi ma olin omast arust juba väga-väga tark või noh, selles mõttes teadlik, on ju, et aga ja mingid kaitsed olid peal ja ma ei leidnud seda mingisugust asja enda jaoks, kuni oli üks meesterahvas, kes jagas enda videopildiga siis tagasisidet just hingamisele. Ja see kirjeldus oli enam-vähem selline, et ma käisin siin hingamises, et megakosmoses käisin ära ja tal oli siuke tohutu emotsioon taga ja siis ma mõtlesin, et okei, mis dimensioonis mingi, et päris põnevat, äkki seda peaks proovima. Ja ma jälle guugeldan ja ma ei leia kedagi, kes siis seda hingamist nii-öelda läbi viiks, et see inimene, kes siis talle seda hingamist tegi, tollel ajal nagu ei viinud seda niimoodi grupiviisest või suuresti nii-öelda läbi, on ju, või noh, vähemasti ma ei leidnud ühtegi sellist aega, kuhu minna. Ja siis ma jätsin selle sinna paika, kuni siis, ma ei tea, kas kuid või kui kaua läks edasi, kuni siis mulle hüppas Facebooki ette Raimond Feil, kes siis tegeleb ka rännakutega on ju Eestis. Ja siis ma mõtlesin, et tal olid seal vabad ajad, ma mõtlesin, tead, ma lähen sinna grupi hingamisse, võtsin oma tolleaegse elukaaslase kaasa ja läksingi. Ja see oli minu täiesti esimene kogemus puhtalt, siis miks ma läksin, oli see, et ma tahtsin kogeda peale selle enesearengu, mis ma olen teinud, et äkki on kuidagi võimalik nagu veel edasi kuhugi jõuda või kuidagi ka see võib-olla sotsiaalsus või võib-olla ma olin enda jaoks ära mandunud liiga või no ühesõnaga mingisugune sisemine huvi mul ikkagi oli, on ju. Ja ma mäletan see esimene kogemus, ega see ei olnud siuke, et dimensioonid, mitte midagi sellist, üldse mitte. Et ma mäletan, ma kogesin seal võib-olla mingisuguseid kehalisi pingeid, ma ei resoneerunud selle muusikaga üldse, täiesti üldse täielik mambo-jambo, et täna ma kuulan mambo-jambo muusikat, aga see oli veel gramm sügavam, aga üldse, see ei olnud üldse minu teema. Aga ma mäletan selgelt seda vahet, et kui ma sellelt hingamisrännakult välja astusin nii-öelda kodu pool hakkasin sammuma, siis ma olin nagu vati sees. Kergelt süke pea käis võib-olla ringi, aga täielik vaikus oli. Selline rahu. Täielik. Täielik. Ja siis ma mõtlesin, et see on nii veider tunne, et ma ei oska mingit hinnangut või silti sellele anda, mida ma praegu tunnen. Ja siis sellest veits edasi ma sain aru, et see vaikus ja rahu. Enne mul oli siis nii palju mõtteid peas või. Et kuidagi nagu mingid sellised taipamised tekkisid. Ja muidugi siis ma ei hakanud sellega veel tegelema, on ju. Et siis olid ikkagi veel kaitsed peal ja ma ei saanud sellest nagu mingit hullu, kuidas ma ütlen, et ta ei olnud nagu hullult vau-efekt, aga samas nagu oli ka. Et ilmselt siis mul oli ikkagi vaja veel seedida seda, et minna kuskile. Ja see oli minu siis selline esimene kogemus. Peale seda siis ma käisin erinevatel retriitidel, kus oli ka see hingamine sees ja siis sealt kuidagi sai see käima. Et ilmselt siis nüüd iga järgnev kogemus oli aina sügavam. Mis on see kõige eredam kogemus, mis sa oled kogenud? Hingamisest. Väga hea küsimus. Tegelikult on palju olnud näinud. Ma ei saa nagu ühte sellist välja tuua. Mitmeid või aga ma arvan, et kõige sügavamad on ikkagi olnud need korrad, kui ma ikkagi õppisin seda. Et meil see õpe kestis 5 kuud ja meil oli niimoodi, et 2 korda nädalas oli siis tund ja meil oli alguses just esimesed, ma ütleks, et 1,5 kuud äkki oli niimoodi, et iga tunni lõpus siis oli meil siis, tehti meile rännak kõigile, on ju. Ja need esimesed korrad olid nagu hästi-hästi väga nagu jõulised ja sellised, kus
ma nagu jällegi omast arust, ma ikka naeran seda ego, see on nagu nii kummaline, sa nagu omas peas, sa oled nii kõva mutt ja siis nagu life humbles you, et elu nagu toob sind maa peale tagasi, et kuule, vaata oma teemasid ja siis see on nagu nii veider ja ma mäletan, et olidki need korrad siis, olid täpselt jälle seesama, et ma mäletan see kõige esimene kord ilmselt oligi siis, ma nutsin nädal aega järjest. Ma olin nii, ja noh, mul oli muidugi töö juures korralik selline 9 kuud kestnud stress, on ju. Väga selline keeruline olukord ja ma sain ju aru, et see on keeruline olukord, kus ma olen. Väga hästi sain aru ja omast arust tuli väga hästi toime sellega. Aga kui mulle päriselt see kohale jõudis, et see teema oli ikkagi väga-väga kaua kestnud, ja kuidas see mind tegelikult mõjutanud oli, sest ma sain aru küll, et on stress, aga ma ei saanud aru, kuidas ta mind mõjutanud oli. Ehk siis, ja kui ma nüüd hakkasin seda nii-öelda läbi elama, läbi tundma päriselt, siis see oli päris ikkagi hirmutav. Et mul oli isegi see Branna, kes ütles, et kui ma jõudsin koju, ta ütles mulle, et sa oled teist nägu, et sul nägu on muutunud. Ja ta oli korraks täiesti nagu hirmunud, et issand, et mis toimub, et sellest Reginas, kes on siukene rõõmsameelne ja energiline enamasti on ja et tast ei ole mitte midagi järgi jäänud. Ja siis mul oligi selline 4-5 päeva, kus ma olin ikkagi väga tugevates protsessides, aga pärast seda tuli jälle tagasi nagu. Ja siis hakkasin enda jaoks mõtestama neid asju, ma mõtlesin, vau. Ja kuidagi ma arvan, et siis mulle jõudis kohale see, et kui võimas või kui tugev see on, või kui oluline see on, see hingamispraktika. Ja ometigi ma olin nagu varem hinganud justkui mitmeid kordi on ju. Jaa. No sa oled kindlasti ka ju eraseansse teinud, eks ju nüüd. Oli seal vaja kindlasti teha. Et ma ei tea, kuidas sulle, kui mina alustasin neid eraseansse ja siis tavaliselt esimesed korrad nagu väga ei pruugigi midagi juhtuda inimestel. Nad kõigepealt nagu hakkavad aru saama, millega tegu üldse on, mis see hingamine üldse on, mis see minuga teeb, on ju, siis tulevad need mingisugused võib-olla kehapinged seal on ju, siis tegeleme sellega, eks ju. Ja siis just selle õdvestamise koht, et kui nad selle ühel hetkel kätte saavad ja see on inimestel hästi erinev. Et enne 5 korda väga tihti ei juhtu mitte midagi, on ju. Aga samas mingisugused muutused kehas ikkagi toimuvad ja inimesed märkavad, et nad kuidagi muutuvad rahulikumaks ja jälgita enam nii palju, eks ju. Et mul oli just nüüd enne reisi üks klient, kes tuli 5 kord ja just vaata, sa rääkisid sellest ka, et peaks nagu tegema seda tihemalt, on ju. Et osad käivad niimoodi, et nad käivad 1 korra ära, siis on mingi paar kuud pausi, siis nad jälle võtavad ühendust. Et minu arust esimesed 10 korda võiks olla vähemalt 1 nädal vahet, on ju. Et siis on seda aklimatiseerumise aega, on ju, ja kui tulevad mingid protsessid veel ülesse ka, et siis nad võtavad vahepeal ühendust ja siis saab kohe akuutselt tegeleda selle asjaga, mis üles tuli, on ju. Ma olen nii nõus. Jaa. Et väga paljud inimesed kuidagi nagu arvavad, nad käivad 1 korra ära, midagi justkui ei olnud, on ju, ja siis sinna see jääb, eks. Et me oleme oma nende, just nagu sa ütlesid ka, et need pea on mõtteid täis kogu aeg, see on nii automaatne tegevus, et me isegi ei pane tähele seda, et mis ta teeme, on ju. Meil tekigi sellist tühja kohta siin, et sellega kõigepealt saada see pea sealt kuidagi nagu tühjaks, et sa üldse saaksid aru, mis tunne see on, kui sul nagu kogu aeg need mõtted, et sa pea keskenduma kogu aeg, kuidas see väsitab sind, eriti naisterahvaid. Kohutava mingisugune siuke energialeke kogu aeg. Kogu aeg siin töötab, tahtsid midagi küsida. Jah, see ehk siis, kas võib siis öelda, et sellepärast hakkasidki nagu seda tegema, et nagu mõtetes rahu saada või miks just hingamine? Ja. Ei, pigem mitte see, et mõtetest rahu saada, vaid kuna ma olin enesearengu teel juba olnud ju teatav aeg, on ju, siis ma olin palil. Kui ma tegin sellist lugemist nagu hingeastroloogika, ühesõnaga selle point oli see, et too naisterahvas siis tegi mulle aastase nii-öelda astroloogilise prognoosi, et milline alguses, et milline ma inimesena üldse olen, on ju, mis mu see elutee on ja siis milline prognoositav aasta mul võib tulla.
et olenevalt siis muidugi kõik on, inimesel on oma vaba tahe on ju, aga just, et mis siis, mida energiat nii-öelda soosivad või noh, nii-öelda see astroloogia. Ja seal ta siis ütles mulle niimoodi, et see oli jaanuarikuus, et Regina, et sinu vana etapp on nüüd, hakkab läbi saama. Et elu hakkab sind jõuliselt suunama sellele teele, kus sul oleks vaja inimesi aidata. Siis ma mõtlen, et okei. Ja siis ta veel rääkis seal erinevatest sündmustest. Ja ma olin endale märkmikusse, ma olen tohutu kirjutaja, ma olin endale märkmikusse kirja pannud, et et tore oleks õppida mingisugust vaimset praktikat, eelkõige esialgu enda jaoks, aga midagi, mis nii-öelda tasakaalustaks, ja võib-olla siis õpetada ka teisi, Austraalias olles, ma olen 2 korda siis Austraalias käinud, viimane kord oli 2023 aastal ja kui ma siis käisin, ma olin endale kirja pannud selle millegi tõttu. Ma ei tea, kus see tuli, ma ei mäleta mingisugust seost sellega, aga ma olin kirja pannud, et ma tahan hingamistöö juhendajaks saada ja mingisugust kehapraktikat ka veel sinna juurde õppida. Ja siis, kuna see kohe ei juhtunud, siis läks 2 aastat mööda ja siis tekkis võimalus minna õppima Breathwork Estonia alla. Ja ma veel kahtlesin. Ma ei tea. Ja siis, kui mul oli see astroloogika või see lugemine nii-öelda, siis ma talle mainisin niimoodi mokka otsast, et et ma ei tea, et siin see hingamistöö on ja samas ma endale märkmikus olin selle kirja pannud, et ma seda juhendajaks tahan saada ja siis see naine, mida sa ootad? Siin on ju kõik märgid olemas. Ja siis ma tegelikult on et mida ma tõesti ootan, et kui mul nagu kutse on, et miks ma siis ei lähe või okei. Ja siis kuidagi see naine oli see tõukepunkt nii-öelda, et mul oli jällegi sisemine kutse või tahe oli olemas, aga ma ei teadnud, mida see peaks olema, sest teraapias ma siis olin juba käinud, igasuguseid erinevaid asju olin saanud proovida, aga ma ei osanud justkui nagu ikkagi nagu seda kutset ei olnud. Nagu et konstellatsioon ka mind tohutult paelub ja ma olen väga-väga palju seda teinud, aga jällegi osa minust usub seda, et elu kuigi palju ka ise suunab või juhendab sind. Olgu siis kuidas iganes on, kuidas keegi seda enda jaoks endale võtab. Aga jah, ma ei tea, mul oli siis lihtsalt see, et ma tahaks midagi õppida, ma täpselt ei tea mida. Ja siis ilmselt selle, ongi, kuna trenn on minu jaoks terve elu olnud teema, kehaga tegelemine ja see hingamine oli mind kuigi palju puudutanud, siis ilmselt kuidagi... See oli siuke loogiline valik siis? Jah, ilmselt küll. Et, ja see oli ka asjade kokkulangevus, sellepärast, et ma mäletan, ma olin otsinud kui ma tulin just Austraaliast tagasi 2023, ma mäleta, kas see oli mai äkki või juuni pigem, ma mäletan, et see oli suvel. Tulin just tagasi ja ma olin otsinud, et aga kus seda üldse õpitakse. Ja siis ma vaatasin, et seal on see, kes see mees on, ma ei tea, mis ta nimi on, Hispaanias õpetab äkki või? Issa, ma ei tea neid nimesi ühesõnaga. Nii sargat mõtled? Võimalik. Võt. Ei, ta õpetab Eestis päris. Aga siis, kui mina uurisin jällegi, ei olnud, on ju. Igal juhul ma tean, et see üks õppe, mida ma uurisin... Võib-olla siis öelda, ma ei ole päris kursis. Jah, et igal juhul ma tean seda, et seda õpet Eestis koha peal ei olnud, oli mingisugune online versioon ja siis oli vist seal lõpus oli see praktika osa, et sa pead siis tegema selle praktika osa on ja siis kuidagi... Ei, siis see ei olnud tema, siis oli võib-olla keegi teine. No, ühesõnaga, mulle tundus see kuidagi nagu, et see on mingisugune praktika, mida ma tahan õppida nagu näost näkku ja et ma saan ikkagi aru, et kui ma inimestega tegelen või kellegile seda nii-öelda juhendamist pakun, on ju, et siis ma saan õigesti asjadest aru, et mulle kuidagi see online versioon ei tundunud nagu turvaline või jälle, sellel hetkel seda võimalust ei olnud ja kui see tuli, siis ma mõtlesin, et okei, tegelikult on rumalus võib-olla, kui ma selle praegu maha magan, et tegelikult see on ju nii-öelda märk kõrgemalt, et mine tee seda, on ju. Et tegelikult see on jällegi asjade kokkulangevus lihtsalt.
No juhused on, mida ei ole päris. Jah, juhused. Juhused. Aga väga äge. Sa rääkisid, sul on plaanis ka õppida mingit kehateraapiat. Kuulsin õigesti? Oled sa juba nagu uurinud, et mis see võiks olla või? Ma olen kuidagi, no selles mõttes, mida ma keerutan. Ma õpin praegu personaaltreeneriks, mis on mõnes mõttes ka, mis mõnes mõttes, otseses mõttes on see ju kehaga töö, on ju. Nüüd ma ei näe ennast jõusaalis juhendamas inimesi, on ju, kui ma nüüd tegelen selle hingamisega, see päriselt kõnetab mind. Aga mis mulle meeldib selle personaaltreeneri õppe puhul praegu on see, et seal seletab üpriski nagu põhjalikult ka ikkagi seda närvisüsteemi, kuidas meie keha töötab, noh tegelikult iga inimene, ma jälle võtan ennast, on ju, ma ütlen, iga 3. võib hakata personaaltreeneriks. See tundub nii lambine, sama nagu see hingamine, on ju. Et nagu, mis seal ikka, hingame. Aga tegelikult see, mida sa pead teadma selleks, et seda teha, on meeletu. Sa pead anatoomiat teadma otsast lõpuni, luustik, lihastik, kõik, on ju, et see on tegelikult väga tohutu, mida seal õppida, et see on mulle... Ja ka psühholoogiat, eks ju? Jah. Mis on väga oluline. Jah, et see hõlmab ju endast väga palju. Et mulle see meeldib, aga ma mõtlen just selle närvisüsteemiga, et mida ma praegu enda töös olen siis tähele pannud nende hingamistega, on see, et kui, ja ka enda puhul on ju, et kui ma selle närvisüsteemi saan tasakaalu ja ma olen ka klientide pealt seda kuulnud, et mul on sisemine rahu. Aga keha on ikkagi nagu ärevuses, paanikahood. Siis ma mõtlen, et seal peab olema mingisugune midagi veel, mis aitab seda nagu siduda või nagu, ma ei tea, mis see võiks olla. Selles mõttes ma ei ole seda uurinud, aga ma lihtsalt mõtlen, et see hingamine on üli hea ja üli vajalik. Aga ma tunnen, et see keha nagu tihtipeale ei tule järgi. Millegi tõttu. Keha võtab aega. Jah. Et tohutult. Ja siis ma mõtlengi, et seal võiks olla mingisugune praktika, mis nagu toetab seda nii-öelda hingamist. On ju. Et see kehale aitaks kohaneda sellega. Et ma ütlengi, et millegi tõttu on minu juurde jõudnud sellised pigem keerulised juhtumid. Ja siis võib-olla mõningal määral on ka seda, ma ei taha öelda ebakindlust, aga ma just mõtlengi, et tahaks nagu rohkem aidata või tahaks nagu rohkem võib-olla mingit soovitust anda, et kui ongi inimene on sellises nagu sügavas leinas, on ju, et kuidas siis sellega toime tulla või kuidas julgustada või noh, et see pool just. No, sa oled üsna alguses ja õigel ajal minu arust, et see enesearengu aeg üldiselt hakkabki seal peale 30. pluss miinus seal paar aastat, eks ju. Et sa oled teel, ma arvan, et sa jõuad veel väga palju. Muidugi. Et vaata, kui sa sinna teele astud, ega siis tagasi teed enam ei ole. Jah, kahjuks küll. Või õnneks, või siis õnneks. Õnneks või kahjuks, jah. Et öeldakse küll, et teadmatusest peitub õnn, aga siis ma oleks pigem teadlik. Jah, see vastab tõele. Aine, et sul on aega veel väga palju ja ma vaatan, et sul kadedaks teeb. Ja asjalikku juttu räägid. Mina sinu vanuses olin ikkagi, ma alustasin 33 õpingutega, no ka tänu enda elu, eks ju. Ikka. Ikka me teeme seda sellepärast, et endal on midagi pekkis, on ju. Et siis ma ütlen ausalt, mina ei olnud nii tark. Ma olin ikka päris hullikene sellel ajal. Ja pigem mind ka ümbritsevad üpriski sellised, ma ütleks, et pigem minust vanemad, ikkagi on niimoodi juhtunud, siis nemad ka enamasti ütlevad seda sama, et issand, et kui mina olin, ma alustasin siis 24 või 5 on ju seda enesearenguteed, et issand, et kui mina olin sinu vanune, et siis mul nagu ei tulnud see mõttessegi. Mul ka ei tulnud. Ausõna, mul ka ei tulnud. Üldiselt ka ei tule. Et see oli nagu justkui jälle elu nagu viis sinna.
et noh, üks etapp oli see, et alkohol ei pakkunud enam enne seda, mis ta muidu oli, seda mingisugust kikki pakkunud, et see nagu vaikselt jäi ära, on ju, ja siis, kui see Austraalia sinna otsa tuli, kus mul ei olnud varianti olla, et noh, ma olin üksinda pidevalt ja siis, kui sa oled üksinduses, sul ei ole ei internetti, sest sa oled noh, Uugametsas, mitte midagi, sul on ainult põllud seal, ainult punane liiv, mitte midagi, on ju. Noh, sul ei ole seal põhiliselt internetti, sul ei ole seal inimesi ümber, on ju, kui siis see pererahvas, kelle jaoks ma seal tööd tegin, sul ei ole meelelahutust. Sul ei ole muud varianti, sa pead endale otsa vaatama. Ideaalne keskkond. Üliäge. Jah, selles mõttes. Vaatame ikka julgust päriselt. Sa oled ka nagu see pioneer, vaata. No minu ajast, eks ole, punane lipp on ju püsti, siis esimesse basseini, mis pole vett. Ja siis pärast oled natuke hädas. Siis vaatame, kuidas Kooma ennast viisi, milleks. Masochismi klubi. Aga noh, ega teistmoodi ei saagi päriselt. Ikkagi oled mingisugusel teel, siis järelikult sul on midagi. Aga nüüd sa siis teedki Soomes teraapiat kuskil või? Soomes ma nagu ei olegi saanud veel, või ma pole seda nii-öelda ette võtnud. Et kuidagi, no ma olen nii noor veel. Ma mõtlen selle juhendaja rollis noor, et mul ei ole vist isegi aastat täis. Ma tean, et meil tuli luba esimesi juhendamisi teha. Mais algas juulis äkki. Noh, niimoodi vaikselt on ju. Aga noh, sellest ajast ma olen järjepidevalt ikkagi kogu aeg teinud, et seal ei ole mingit pausi ega midagi vahel olnud. Et aga ikkagi väga noor, noh, ma mõtlen juhendaja rollis on ju. Et sa mõtled nagu, et üksi teha selles mõttes või sellepärast või? Ja see pole üldse probleem, ma tulen appi sulle. Või tulla, no selles mõttes aitama, mitte, et sina viid läbi, aga ma lihtsalt olen julgastuseks. Jaa, ei, ma seda üldse ei muretsegi. Ma pigem mõtlen seda, et ma ei ole kuidagi, esimene samm oli see, et ma tegin oma selle lehe ilusti ära, on ju, retk. Siis sealt edasi hakkasin vaikselt, ma ei ole sinna isegi teab, mis palju tegelikult informatsiooni pannud, et mul sõbrannad vahepeal jalaga togivad, et kuule, et sul on nii vähe infot seal, et sa nagu näita ennast, tee videosi, nagu räägi oma igapäevaelust või niimoodi. Ja kuidagi, kuna see sotsiaalmeedia selles võtmes on mul ikkagi veel nagu võõras, või no ütleme niimoodi, kui sa küsid minu tuttavate käest, et kes see Regina on, siis enamasti inimesed teavad mind selle järgi, et Regina on see, kes reisib kogu aeg või Regina on see, kes teeb trenni kogu aeg. Noh, inimesed teavad mind selle järgi, on ju. Varsti on, see on see, kes kogu aeg hingab. Ja täpselt, see on see, kes kogu aeg hingab, on ju. Et iseenesest jah, ma peaks võtma ette selle, et rohkem ennast nii-öelda nähtavaks teha. Aga kuidagi nagu, ma ei tea jah, see aasta alguse energia, nüüd on kevad väljas. Nüüd ma tunnen, et päike on nagu see patarei, mis nagu annab rohkem seda vurtsu juurde, et kindlasti see on üks asi, millega ma peaks nüüd nagu rohkem tegelema, on ju. Et kuulutama kas või ka välja selle mingisuguse sündmuse, on ju. Aga ma ei tea, mulle tundub, et Soomes kuidas nüüd teie teate olete teinud siin, on ju, et kuidas on, et kui sa kuulutad oma selle sündmuse välja, siis ikkagi enamasti käivad enda tuttavad, on ju? Ei, enda tuttavad. Kui mina alustasin, siis ma olin Soomes elanud 3 aastat. Ja mul oli väga vähe tuttavaid. Soomes? Soomes, jah. Et ikkagi enamasti tulid võõrad inimesed. Aga kuidas nad tulid? No ikka kuulutasin välja, et nüüd võib tulla hingama. Ega ma mõtlen, et kuidas nad leiavad üles selle? Facebookist ikka. Sest noh, ma ei ole nagu paremat platvormi küll praegu leidnud kui Facebook, et muid kui jagad, eks. Et ka muud varianti ei olegi, teed oma lehe sinna ja hakkad jälgijaid sinna kutsuma ja teistmoodi ei olegi, et see võtab aega kindlasti. Muidugi. Et see on nagu iga asjaga ju päriselt, on ju. Et tuleb lihtsalt hakata tegema ja noh, vaata inimesed tulevad sinu peale, sinu energia peale, on ju. Et see, mis sina oled, selle peale nad tulevad. Et siis lihtsalt on vaja nähtavaks tulla. Mida sa ju praegu teed ka, eks ju? Jah. Selles võtmes küll, jah. Kuidagi mu enda mentaliteet või see arvamus on ikkagi see, et
just need vaimsed praktikad või sellised, ütleme, grupi loomised on enamasti, mitte alati, aga enamasti minu puhul see praktika on olnud see, et inimesed tulevad kogemuse peale. No ala näiteks üks sõbranna käis, on ju, siis jagab oma teisele sõbranna edasi, et suus-suhu reklaam. Just, suus-suhu reklaam. Et mina olen niipidi enda need kliendid saanud ka täiesti võõrad, on ju. Et aga ikkagi alustasin samamoodi enda ju sõprade tuttavate peal. Ma hakkasin eraseansse ka tegema, muidugi vaata see kooli ajal, eks ju, ma tegin mingisuguse sümboolse raha eest ja mul ei olnud päriselt tuttavaid niiviisi. Mis ma mäletagi seal nii? Ma hakkan ka mõtlema, et päris niimoodi, et pigem on nagu siin oled tuttavaks saanud, kui see, et oleksid mingid varasemad. Ja, ma olen nagu nendest oma tehtud gruppidest saanud inimestega tuttavaks, et mul ei ole ennem olnud nagu siin varasemaid tuttavaid. Mul on vastupidi. Kõik on tulnud enda sellest tutvusringkonnast, sõna on läinud edasi ja siis see on ka variant ju. See on isegi parem variant. Siis tulevadki sinu enda tuttavad ja siis võib-olla toovad ka oma tuttavaid kaasa. Ongi nii. Oluline on lihtsalt nüüd see, mida mina tähele olen pannud, et kui inimesed, alguses, kui mina hakkasin siin tegema, ma olin siin eestlastest ainukene, kes tegi hingamisteraapiat. Ja siis võib-olla tuldi ka selle huvi pärast, et mis see siis on, mida see siis julged. Väga julged, konstellatsiooni tulla on ka väga julged. Üldse nagu teraapiaga hakata tegelema on julgus iseenesest, et üldse oma elu nagu hakata muutma. Kõik see on ju julgus. Et siis, ja kui paljud hakkasid aru saama, et see hingamine ei olegi ainult see, mis seal siis on, hommikust õhtuni hingan, et see on midagi sügavamat, siis väga paljud ei tule tagasi. Ja esiteks veel see ka, et ma pean tööd tegema selle hingamisega. Et see ei ole ainult see, et kui sa ikkagi ei oska hingata või sul on kogu aeg see pinnapealne hingamine ja hingamispeetused, siis sa ei jaksa hingata ja sul võib ka olla valus hingata alguses. Ja võt see ka on minu arust, mis inimesi nagu peletab, et nad peavad ju siis midagi tegema hakkama, eks ju. Ja see on raske neile, et see tekitab sellist vastupanu. Aga mis sa soovitaksid inimesele, kes on käinud hingamas, ütleme näiteks 2-3 korda, ja ta on pärast seda endaga väga-väga raskes kohas ja ta ei julge tulla enam? Ta ei pea tulema hingama, siis on vaja, ma arvan, sinna mingit individuaalset teraapiat teha. Et vaadata, mis kohas ta üldse on omadega, mis koht see on, eks ju. Kui mina teen hingamisteraapiat, siis mul kestab see 3 tundi ja ma sinna ette teen tund aega kindlasti mingisugust eelnevat teraapiat, kas see on siis konstellatsioon, kas see on siis mingisugune toolitöö, mingi kaarditöö, midagi sinna ette, et üldse nagu avada seda teemat, millega ta tuleb, eks ju. Ja ilmselgelt iga kord ma ütlen, et kui midagi üles tuleb, kindlasti kirjuta, anna teada. See on nüüd see, kui sa teed 1-1. Individuaalselt, jah. Aga grupis samamoodi. Kui ma ikka alati ütlen, et kui midagi üles tuleb, kindlasti kirjuta, et räägime, arutame, mis edasi saab. Sest väga paljud jõuavad sinna mingisugusesse emotsiooni alles siis, kui nad jõuavad koju. Ja siis nad ei saa aru, mis nendega toimub. Ja siis nad ei võta ühendust. Miks ma küsisin seda? Jah, just. Et päris palju on olnud, et ma toonitan iga kord seda, et palun, ärge jääge üksi. Täpselt minu lause. Ja nad ikkagi jäävad üksi. Ja see on võib-olla ka see harjumus, et ma ei küsi abi. No see on see ühiskondlik meil siin kõigil. Jumala eest ma abi küll ei küsi. Ikka ise. No, ikka ise, jaa. Küll ma tean. Eestlane on töökas rahvas. Me tuleme toime. Kannatan ära. Jah, kui läheb üle. Jah, ei no lähebki üle. Jah. No jaa, aga siis jääb see hirm sinna sisse, et enam ei taha. Mul oli, ma mõtlen nagu enda peale, et oli ka emotsioone, oli ikka siukest koju sõites nutmist ka ikka, aga ikkagi nagu mul tekitas pigem põnevust see, et mis sealt veel tulla võib. Sul oli mingi sisemine ressurss ikkagi olemas, on ju? Aga inimesel, kellel ei ole seda sisemist ressurssi, ja ta ongi näiteks, et ta on pärast seda näiteks paanika nii-öelda hoogudes, mis ei ole ju, see on rohkem kehaline, on ju? Paanikahoog on kehaline.
kus sul on need värid. eelkõige ikkagi alguses sealt peast, et mis tekitab sulle selle kehalise reaktsiooni. See on kindlasti mingisugune ajutöö ennem seda, et paanikahoogi ei teki lihtsalt niimoodi. Niisama on ju. Ei. Et seal on kindlasti mingid mõttemustrid, mingisugused hirmud, mingid asjad. Aga ma just mõtlen see, et kui inimene, kes ei ole varem seda paanikahoogu nii-öelda kogenud, ta ei tea isegi, mis see on, sest see ju väljendub enam-vähem sellisena, et ma nüüd suren kohe ära. Et sul tekib nii tohutu surmahirm ja sa ei tea, mis suga toimub, on ju. Et mina seda iseenesest ei ole kogenud, aga lihtsalt, et ma mõtlengi, et kui on sellised rasked juhtumid, siis nagu sa ennem ütlesid ka, kohe ühendust võtta. Et jah, mida mina olen siis ka öelnud, on see, et ära jää üksi. Et kindlasti on vaja ühendust võtta, aga ma arvan, mis ma olen nii-öelda nagu kogenud, on see, et seda ei ole iialgi liiga vähe korrutada. Kas või 3-4-5 korda, et öelda, et ära jää üksi, sest tihtipeale, mis ma olen näinud ka näiteks sissejuhatavas, ütleme grupi setting on ju, siis sissejuhatavas nagu vestluses nii-öelda siis sa räägid küll justkui ära, mis see hingamine on ja mida me siin tegema hakkame ja miks see vajalik on ja mis on need kasutegurid ja kõik selle poole räägid ära. Aga sellele inimesele ei jää mitte midagi meelde. Lõppkokkuvõttes. Ja nii ongi. Ja mõnele ei jäägi. Et sellest mõttes ei saa nagu vastutust ka ära võtta näiteks ju. Et ju siis on tal vaja seda kogeda, eks. Et kui sa tõesti nagu oled endast kõik andnud ja see inimene ikkagi on sellises kohas, et no ei võta ühendust. Järelikult on see millekski vajalik. Aga jaa. Nüüd me räägime sellest, sellest poolest, mida inimesed kardavad, eks ju, aga räägime sellest kasutegurist ka siia peale. Miks tulla? Et kui sa kõik selle nagu ikkagi läbi teed ja sul tuleb sealt üles, ütleme, paanikahoog, järelikult sa oled midagi väga, väga pikka aega alla surunud endas. Rängalt. On ju. Seal on mingisugune tohutu gaas peal, mis on nüüd lahti pääsenud, on ju? Ja nüüd tuleb see asi, mida sa sealt alla oled surunud lihtsalt üles. Keha ütleb, et palun tähelepanu. Jah, nüüd on see aeg, kus hakkame vabastama seda, eks ju. Et kui sa nüüd sellega tegeled tõesti, sa võtad nüüd ühendust selle juhendajaga ja tegeled oma traumadega, siis lõpptulemus. Mis see positiivne pool? Jah. No, ja eks vaata, iga inimene on jällegi erinev, on ju. Aga mis sinu elus muutunud on näiteks? Minul oli sügav rahu. Kogu kaose keskel, mis mul tollel momendil toimus, üliraske koht mu elus. Mis see raske koht oli, et võib-olla natukene? Töökaotus. Väga hea palk oli. Väga nagu sellisest stabiilsest kohast tulla oma algatuslikult ära. Sest mu sees oli kindel teadmine ja nagu rahu, ma ütleks, et rahu, et ma tean, et mis iganes siit tuleb, siis ma tean, et ma tulen toime selle olukorraga. Sikke usaldus oli. Jah, usaldus. Rahu tunne, et kuigi ümber oli kõik kaoses ja selles mõttes seda stressi oli nagu igalt poolt peksis sisse, siis sees oli ikkagi mingisugune teadmine või sisemine selline kõik laabub, alati on laabunud. Seal ei ole varianti. Et eks muidugi, ma ei saa ennast võrrelda võib-olla kellegiga, kes on alles alustanud, on ju, aga lihtsalt, sest mul on ka minu see elu vaade ja see, kuidas ma mõtlen, miks ma nii mõtlen, on ju tulnud tegelikult väga suure töö tulemusena, et see ei ole niisama üleöö, et jah, tead, nüüd mõtlen nii. Et see on ikkagi aastate pikkune enda töötlemine, ühesõnaga oma traumadega tegelemine, kõik see on ju. Aga pigem jah, see kõige suurem märksõna, ma arvan, ongi ikkagi sisemine rahu. Minu puhul vähemasti. Seda ma kuulen väga palju inimeste käest ja just see sisemine rahu hakkab su elus looma nagu kõik iseenesest, on ju. Et mida rohkem sa nagu sellest vastupannust lahti lased, seda rohkem asjad lähevad voolama. Et seda on inimesed hästi palju öelnud.
et võib-olla natukene alahinnatakse seda, öeldakse, et no mis sisemine rahu, eks ju. Aga kui palju see loob päriselt? Vaata, sisemine rahu ka see, et kui sa ei tea, mis see sisemine rahu on. No, sest inimene on väga kohanemisvõimeline. Jälle saan omalt pealt tuua, et kui ma olen 9 kuud olnud mingisuguses või aasta või 2 aastat mingisuguses konstantses nii-öelda seisundis või nagu etapis või perioodis või tundes, siis see muutub minu normaalsuseks. Ehk siis, kui minu normaalsus on iga päev kaos, täielik kaos, no siis see on automaatselt kogu aeg. Jah, siis kui ma pean minema ühel hetkel rahusse, siis see on minu jaoks mõelda, et kus see kaos on, ma tahaks seda kaost. No siis on turvaline. Jah, et me oleme ära harjunud mingisuguse, nii-öelda, mis on meie normaalsus, on ju. Et see hingamine, ma näen, et hakkabki tooma tagasi võib-olla ka seda usaldust iseenda suhtes. Et ma usaldan enda valikuid ja ma tulen toime nende asjadega, mis elu mulle nii-öelda annab või pakub või ette viskab nii-öelda. Ja vaata sa ütlesid, ennem mainisid, et keegi rääkis, et ma käisin kosmoses, on ju. Et vaata see hingamine tekitab ikka sellist muutunud teadvuse seisundit. Ja mõnes mõttes ongi nagu kosmos, on ju. Kui sa käid kuidagi nagu oled seal kuskil vahepealses kohas, on ju. Ja siis tulevad sulle mingisugused taipamised äkki. Või mingid pildid tulevad või see viimane klient, tal tuli väga selge teadmine, mida ta edasi teeb või mida ta tahab teha. Et selline väga-väga konkreetne ja selge, eks ju, ja väga emotsionaalne heas mõttes. Emotsionaalne, et pisarad jooksid lihtsalt puhtalt selle pärast, et ta nüüd teab. Et ta oli nii tänulik selle üle, et issand jumal, lõpuks ometi midagi on ja 5 korda ainult hinganud, eks ju. No sellel muidugi on ka natukene seda teist külga ma enda kogemuse pealt, et siis sa tuledki hingama ja tekivad need mingid ootused. Ja. No ja need on niikuinii alguses on kõigil ootused. Isegi mitte ainult algusest, et ma pean ausalt tunnistama, et mitte ammu aega tagasi mul oli selline periood, kus ma tegin, ma arvan, 5 hingamist vähemalt järjest, kus mitte midagi ei toimunud. Ja siis mul oli, kui oli siis see a la 5 kord ära olnud, ma mõtlesin, et kas ma nüüd olengi kõik ära hinganud, et nüüd ei olegi rohkem mitte midagi. Et mul ei tule ei kehalisi mingisuguseid aistinguid, ühtegi nägemust ei näe, lihtsalt oled nagu. Et kas nüüd ongi kõik? Aga siis mingi hetk, sellest järgmine kord mu meelest ma tabasin ära, et oot, mul ei käi hingamine kõhust läbi ja kui ma selle sain käima, siis ma sain ja et on ikkagi töötab, et see oleneb ka sellest võib-olla, et mis seisundis sa sellel hetkel oled või kuidagi. Kindlasti, loomulikult. Jah. Ja mõnel ei tule see ka peale 5. ja peale 10. korda, mõnel tuleb sellest peale, ma ei tea, 20. korda võib-olla ja mõnel tuleb peale 100. korda. Ja sellepärast mu meelest on ka see, et vaata, iga hingamine on erinev, on ju. Absoluutselt iga hingamisrännak on täiesti erinev ja inimesed on erinevad, seega me ei saa justkui nagu küsida, et kuule, et aga kas sa oled ka seda näinud, mis mina? Ja just. See ongi, et seda ei ole, aga ma olen midagi muud näinud. Et me oleme inimestele nii erinevad, ja meie kogemused on erinevad. Et see ongi mu meelest tegelikult äge selle asja puhul. No ja, aga inimesed ikka tahavad ju vaata jagada. Samast tahavad ikka. Jah, just, et võrrelda ja mul oli nii. Kas sul on? Mina olin küll, ma olin tohutult pettunud, kui ma nägin seda videot, nüüd ma lähen algusse tagasi, kui ma ei olnud veel hingamisrännakuid teinud, on ju. Ja see meesterahvas siis seal videos räägib sellest, et kosmosdimensioonid, ma olin seal ja mina ei kogenud seda. Ma olin küll pettunud, ma mõtlesin, et kus minu dimensioonid on. Et jällegi vaata teistmoodi selline nagu. Ja samas ei saa öelda, et isegi selline kogemus, et ütleme, et sul 5 korda järjest pole just kui sinu arvates midagi juhtunud, on ju. Kui sa ikkagi hingad sügavalt, ühendatult, siis ikka see hingamine toimetab sul sees. Järelikult su kehal on praegu lihtsalt see seis. Lihtsalt on seda vaja. Isegi siis, kui sa magama jääd, staar magaja või
no nüüd viimasel ajal pole enam jäänud, eks ju. Aga järelikult keha on nii väsinud lihtsalt, et ongi vaja puhkust kehale. Et sa ei saa öelda, et see nüüd, mis juhtus, see oli kõik vale, eks ju, kõik täiesti mõttetu asi ei olnud. Su keha kõigepealt peab puhkama äkki. Ja see on ka ju väga oluline. Absoluutselt. Ja see on tegelikult, ma olen öelnud ka, et isegi kui sa jääd magama, ütleme selles aktiivses perioodis, ja muidugi me üritame teha seda, et esimesed 20 minutit kindlasti ei jää magama, aga ütleme, okei, juhtub, et jääd, siis see on su elu kõige kvaliteetsem pool tundi und, mis sa sealt saad. Sest su keha nii vajas seda ja järelikult ta ei ole seda saanud. Ja see magamine ei ole ju, ma ei tea, kommenteeri seda, kuidas sul on. Et see magamine ei ole ju selline sügav uni, vaid see on mingi vahepealne, on ju? Sa justkui mingi osaga oled teadvusel, on ju? Võt see ei ole see magamine, see on see kõige parem koht, kus sa pääsed oma alateadvusele ligi. No mina, ma arvan, see mingi mõned korrad tagasi, siis minu jaoks oli see nagu tühjaks laadimise hetk. Just. No just, et niisugune meeletult neid mõtete virvarre lihtsalt pärast nagu mingid täiesti mõttetud mõtted nagu tulevad nokki ära või nagu tegi restardi, ärkad uuesti üles, jälle tuleb jälle nokki ära ja siis oli nagu keha ütles ei kõik. Et olid nagu nii-öelda need kuskile need mõttetud mõtted nagu maha laadinud ja siis nagu jäid nagu hingama. Jaa, just. Võib-olla ongi, osadel inimestel ongi nagu pikemalt võtab aega lihtsalt see regulatsioon seal peas ja igal pool mujal. Seal ongi erinevad on inimesed. Täiega. Kuidas sina jõudsid hingamiseni? Palju meil aega on. Mina alustasin holistilises instituudis, õppisin seal aasta ja sain sügava depressiooni sealt. Ja see põhjus oli selles, et ma sain kuidagi enda jaoks hästi palju teada seda, kui valesti kõik minuga on. Valesti on mu elu olnud ja ma sain hästi palju infot sealt. Aga ma ei saa neid lahendusi päriselt. Ja siis ma läksin sealt edasi transpersonaalse psühholoogiat õppima ja siis ma sain aru, et ma olen selline kontrollifriik. Ma ei lase mitte kedagi ligi endale. Et ükskõik milline see terapeut on, ta võib kõrvade peal seista, mitte midagi juhtub. Sest ma lihtsalt nagu vaimselt näitan nii talle, eks ei. Ja siis ma hakkasin otsima muid vahendeid lihtsalt, et ma olen ka siuke ekstreemne tüüp. Ja siis ma kuulsin sellisest asjast nagu ayahuasca. Ja see hakkas mind hästi huvitama, üks inimene tõi selle minuni ja ma hakkasin hästi palju raamatuid lugema selle kohta, et mis see siis üldse on. Mul oli väga suured eelarvamused, sest ma arvasin, et see on narkotikum, eks ju. Ja mul on isaga selline väga ehe kogemus. Mu isa oli narkomaan põhimõtteliselt. Ja ma eitasin sellist maailma üldse. Nagu väga palju praegu siin ühiskonnas ka tehakse seda, et kõik pannakse ühte patta, eks. Tehakse kõik ei. Aga siis ma sain aru, et see on selline aine, ma vaatasin hästi palju YouTube'i videosid nende inimeste kogemistest, kes on käinud siis seal. Ja see tundus mulle piisavalt hull. Mulle ka. No vaata, kui sa kuuled ayahuascast, siis esimene märksõna on see, et inimesed oksendavad, nad tahavad surra ja siis see juba ütleb kõik on. Ja siis see, kelle käest ma selle kontakti sain, et kuidas minna sinna, siis tema ütles, et tead, et kõik need 6 korda, mis ma seal käisin, ma mõtlesin, et ma suren ära. Ja Heidi mõtles, yes, see on midagi mulle. Ja siis ma läksin sinna ja päris hull oli, tõesti oli 6 esimest korda, väga hull oli. Aga ma käisin, nüüd ma olen käinud, see oli ka päris mitmeid kordi. Ja ma tegin selle ära ja ma muksin ennast lahti, sest see oli tõesti ainuke asi, mis mind lahti muukis. Ma oleks võinud selle kontrollimisega raha teenida. Aga see tegi mu lahti ja see oli väga valuline asi. Aga ma olen väga tänulik sellele ja siis seal ma sain aru, olles nendes hästi rasketes protsessides, terve öö läbi ju kestab see, siis kuidagi keha hakkab ise tööle
et saada nagu läbi nendest, ta hakkab ise sind aitama sest su mõistus justkui mingil määral on välja lülitatud, mingi osaga sa oled kohal, eks ju, et sa ju ära ei kustu seal aga see keha hakkab seal tööle ja siis ma sain aru, et läbi hingamise, sügava hingamise ja läbi kehatöö ma tulen nendest rasketest kohtadest läbi. Aga kas keegi sellel hetkel juhendas sind hingama või see oli sinu enda tarkus? See tuli minu enda sees, sellepärast, et siis hakkas kergem. Ja see oli ikka alateadlik. Ja seda ma olen kuulnud nagu väga paljudelt, kes on sealt, seda kogenud, eks ju. Ja kui päris ausalt rääkida, siis see hingamine on tulnud sealt. Et ma ei tea, kui palju sa seda ajalugu oled lugenud, kus on üldse holotroopne hingamine, eks ju, alustas see Stanislav Grof, nende LSD teraapiatega ja uuringutega, siis seal skisofreenia haiglas sai sealt väga häid tulemusi ja tema nägi, et inimesed hingavad, kui on raske. Ja need inimesed, kes seal tegid läbi need seansid, siis nendel oli väga suured nagu edusammud tervenemise teel. Ja siis, kui see ära keelati, siis ta hakkas seda hingamist, siis mõtles, et kuidas saab seda nagu veel teha. Et inimene ise saaks seda teha ja siis sealt hakkas see hingamise teraapia üldse pihta, eks ju. Ja ma ei tea, kas sa holotroopses hingamises oled käinud. No see kestab 3 tundi hästi intensiivset hingamist. Et kui sa holotroopsesse lähed, siis lõppkokkuvõttes see on üks ühele. No mitte ainult see oksendamine jääb ära, eks ju. Aga on ka seda vahest. Sa mõtled, et see holotroopne on siis üks ühele ja haskaga? Jah, just. Wow. Et vaata, mul oli võrdlusmoment olemas, eks ju. Et vägagi sarnane. No lihtsalt see vahe, et seal, kusjuures mul on isegi olnud siin hingamise ajal inimesi, kes on ka, no see on siuke energeetiline oksendamine rohkem, eks ju, see ei ole nagu siuke füüsiline. Ajaoskal on see füüsiline. Aga jah, kõik see muu üks ühele täiesti võin öelda. Et saab küll inimene ilma igasuguste aineteta viia ennast nagu sellisesse muutunud teadvuse seisudesse. Selles mõttes ka. Et võt niimoodi ma jõudsin hingamise juurde, kuigi see võttis ka üsna mitu aastat aega ennem seda, kui ma mõtlesin, et minust võiks saada nagu hingamisjuhendaja. Et enne, sest ma ju õppisin ka, sul on praegu sa oled ühe kooli lõpetanud, eks ühel hetkel sa avastad, et sul on käsil 4 kooli. ja siis mul oligi sellel hetkel, ma käisin 3 erinevas koolis. Korraga? Täitsa crazy. On, aga on veel crazy maid. Ma olen siin kuulnud, et mõni käib, ma ei tea, 4 erinevas. Kus see ressurss võetakse? No huvitav tõesti. Ja siis vahepeal oledki täiesti väsinud sellest ja ma võtsingi ju, siis kui ma siia Soome elama tulin, ma võtsin 2 aastat pausi. Et ei jaksa nagu kogu aeg kaevata enda sees. Ja see paus oli ka väga hea. Ja siis, aga peale seda ikkagi tahad nagu edasi minna, eks ju, puhkad ära ja siis jälle lähed edasi. Ja siis, kui ma siia Soome elama tulin, siis mul äkki klikkas, et võt nüüd on aeg. Tead, see on see naiste teema, sa tead seda. See on mingi sisemine asi, mis tuleb, ütleb sulle, et võt nüüd on õige aeg. Et igal asjal on oma aeg, on ju. Jah, nõus. Ja siis oligi väga, väga kihvt. Mina õppisin dialoogse juures hingamise akadeemias ja meil oli väga äge grupp. Hästi väike grupp meid oli alguses 12 ja lõpetas meid ainult 4 või 5. Meil oli 13 või 14 inimest. Just. Ja me siiamaani suhtleme. Meil on oma grupp, meie tuba Facebookis ja me praktiliselt iga päev räägime, korra nädalas räägime ka niimoodi pildiga. Et me elame kõik erinevates kohtades, nemad elavad Eestis. Ja superviseerime ja teeme visioone igast asju seal oma vahel, kui vaja on ja lobiseme niisama ja küsime vahest niisama, kuidas läheb. Hästi siuke lähedane grupp tekkis meil. Meil ka hästi. Sest vaata, kõik ju ühel hetkel oma läbielamised ja sa ju kisud ennast tegelikult paljaks nende inimeste ees, on ju. Et siis ma tahaks öelda, ma tahaks öelda, et see on isegi praktiliselt võimatu, et seda ühendust ei teki, et need sisemised tööd
ja varjutööd ja no mida kõike seal on ju tehakse. No seal on ju need grupi ja paaristööd, eks ju, sa ju jagad nii autentselt ju iseennast. Ja sa ei saa peita ennast seal. No, et kui sa valetad, siis sa valetad ju iseendale, et sellel ei ole mingisugust mõtet. Aga jah, see on väga äge. Ma mõtlengi, mida järgmiseks õppima minna siis. Pärast lõpetame ära, ma soovitan. Aga kus sind leida siis nüüd? Ma saan aru, et sa tahad ka nüüd Eestis hakata vist tegema. Eestis ma tegelikult olen teinud. Oled teinud? Jah, Eestis ma olengi põhiaega, ma olengi teinud Gruppaga. Eestis. Jah, gruppaga. On siis Tallinnas, Väike-Maarjas ja Rakveres. Olen praegu teinud. On siis ühesõnaga jah, need grupid ja mul on olnud rohkem ikkagi, ma pean tunnistama individuaalseid. Gruppe on ka olnud, gruppides on olnud rohkem nagu täiesti võõrad, täiesti, kes pole kunagi hingamist kogenud, on ju. Aga üks ühele ka, ikkagi eestlane on selline üpriski kinnine, kes jah, et nad ikkagi täiesti uued, ma saan öelda, et tahavad ikkagi esialgu üks ühele, on ju. Uus ei tea, mida. Jah, sama on ju. Et sind saab leida siis Facebookist, kui keegi tahaks näiteks tulla sinu juurde. Mul on pigem Instagrami leht, Retk. Me paneme selle pärast sinna alla, eks ju. Varsti siis võib-olla Ingesilma lehe pealt ka või? Ma ei tea, kuidas ta valib, kas ta tahab tulla siis tegema. Hea, teil on siin ilusad ruumid ju, et kaua see stuudio on olnud? See nüüd on 2,5. Me oleme siin nüüd septembri alguseni ja siis on vaja leida uued ruumid. Nii et 5 kuud veel. Okei, no selge. Loodame, et siis minu järgmine hingamisrännak on Hingesilmas. Ei no, mis me loodame, sa nagu võtad selle asja nüüd kätte. Sündmus ära. No mis saab juhtuda? Kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, et kedagi ei tule. Just, aga selle ma teen kindlaks, et nii ei lähe. No täpselt. Ja ega siis rohkem ei olegi ju midagi ju, eks ju. Ja kui tuleb, siis on ju suurepärane. Just. Ja kui tuleb kas või, ma olen ka ühe inimesega teinud. 2 on parem muidugi alati, aga mul on alati võtta oma mees. Siis on vähemalt keegi. Siis on vähemalt grupp koos. Mul on sama taktika, et ma olen teinud niimoodi, et ma kutsun niimoodi 1-2 inimest, kes on kindlad, seal ei ole üldse küsimustki. Ja siis kuidagi teised, vaata, see on see, et kus on, sinna tuleb juurde. Kuidagi see mentaliteet on ja siis alati on nagu ikkagi tulnud rohkem kui see 2 inimest. Ja kui sa usaldad, siis see on päriselt vahest ka niimoodi, et üks inimene registreerib ainult, on ju, ma mõtlen, ja siis tuleb jälle siuke kindel teadmine, ma pean selle ära tegema. Ja siis ta tuleb eraseansile pärast. Et see usalduse koht on hästi oluline. No soovad, on üksi, teen eraseansi, ja siis tal on esimene kogemus. Võib-olla tal on vaja seda, eks ju. Täpselt. Et see ongi alati. Võib-olla ta oli soovinud seda eraseanssi. Ja väga tihti on kusjuures niimoodi, et inimene ütleb, et issand, kui hea, et siin ei olnud täna kedagi teist. Et alati on just nii, nagu peab olema, et kui sa usaldad seda, siis ongi. Mida ma olen õppinud selle hingamistööga, on see, et sisetunne. Usaldame oma sisetunnet, kui meil oli see praktika pool ka, et me alguses ju tegime üksteisele, on ju. Siis mis tuli hästi palju välja, siis kui me üksteisele tagasisidet jagasime, ma oleks soovinud, et sa oleks kehatöös, ma oleks soovinud, et sa oleksid teinud mulle seda. Mina mõtlen, ma just mõtlesin, kas ma teen, aga ma ei taha üle teha. Ja see tuli korduvalt ja korduvalt välja, et see inimene on enda peas palunud, et palun tee mulle seda ja siis kui mina seda enda sisetunnet ei kuula, on ju. No nagu me tavaliselt ei tee, eks ju. Just. Aga mida rohkem sa teed seda rohkem sa usaldad oma keha. Sest mul on täitsa keha nagu kuidagi, kui sa mõistus hakkab sulle seal rääkima mingid sellistesse, ära kujuta, et äkki sa tahad nüüd hullud päästa teda. Ja siis tuleb see keha, see tuleb nagu selline nagu tung. Ja ta ütleb sulle lihtsalt konkreetselt, ole vait ja tee ära. Ja siis pärast see tagasiside sellelt kliendilt on see, et kuidas sa teadsid? Täpselt. Ma just mõtlesin selle peale ja sa tuled ja lihtsalt teed midagi sellist, kuidas see võimalik on, et see kasvab see keha usaldus.
et ta ikkagi tõesti ütleb sulle ühel hetkel konkreetselt, et kuule. aga see on nagu iga asjaga vaata, et sa praktiseerid ja siis lõpuks sa saad meistriks. Seda rohkem usaldad iseennast ja kõike seda, mis on. Nagu elus kõigega ju tegelikult. Absoluutselt, jaa, aga ma ei tea, minul oli küll äge. Ma arvan, me räägime edasi siin. Pikemalt veel, on ju. Väga tore, aitäh. Kuidas sul, sa said täna rohkem rääkida kui eelmine kord? Ei, mulle meeldib kuulata. Ma olen mees. Meeldib kuulajad, ma just tahtsin öelda. 2000 sõna mees, mitte 20. Igatahes aitäh sulle, Regina. Aitäh. Ja võtke Reginaga üle ühendust igal juhul. Retken Reginaga. Ja, aga tšau, järgmised.